Miks autod kasutavad bensiini? Siin on Engineeria Dettagliata. Kas oled kunagi mõelnud, miks peaaegu kõik autod, mida tänavatel näeme, töötavad bensiiniga? See tundub lihtne küsimus, kuid vastus hõlmab ajalugu, keemiat ja palju leidlikkust. Selles videos uurime, miks bensiinist sai autode peamine kütus ja mis teeb selle nii eriliseks, et autod töötaksid. Aga enne kui mõistame, miks me kasutame bensiini, peame ajas tagasi minema. Aga mida tähendab ajas tagasi minna? Bensiini kui autokütuse ajalugu algab seal, 19. sajandi lõpus. Karl Benz, saksa insener, ehitas 1885 aastal esimese bensiinimootoriga auto Benz Patent Motorwageni. Tol ajal olid saadaval ka teised kütusevalikud, nagu diislikütus ja isegi aur. Miks siis bensiin selles võistluses võitis? Vastus peitub selle kütuse ainulaadsetes omadustes. Bensiin on vedelkütus, mis koosneb põhiliselt süsivesinikest. Need on keemilised ühendid, mis koosnevad ainult süsiniku ja vesiniku aatomitest. Need süsivesinikud pärinevad toornaftast, mida töödeldakse rafineerimistehastes protsessi käigus, mida nimetatakse krakkimiseks. Aga mis on see krakkimine? See on protsess. See on protsess, mille käigus toornaftat kuumutatakse väga kõrgetel temperatuuridel. See põhjustab suuremate molekulide lagunemise väiksemateks molekulideks, luues erinevat tüüpi kütuseid. Bensiin on üks selle protsessi saadustest ning selle molekulid on väiksemad ja vähem tihedad kui näiteks diislikütusel. Nüüd võite küsida, mis on väiksemate ja vähem tihedate molekulide eelis? Vastus peitub selles, kuidas mootor töötab. Autode mootorid töötavad sisepõlemise teel. See tähendab, et nad põletavad kütust spetsiaalsetes kambrites, et toota energiat. Bensiin aurustub väiksemate molekulide tõttu kergemini ja seguneb mootoris õhuga paremini. See tähendab, et põlemine toimub kiiremini ja tõhusamalt, andes rohkem võimsust. Lisaks on bensiinil väga kõrge soojusväärtus, mis tähendab, et selle põlemisel vabaneb palju rohkem energiat, võimaldades autol tõhusalt liikuda. Aga oota, kui bensiin on nii hea, siis miks mõned autod kasutavad diislit või etanooli? See on väga hea küsimus. Tõde on see, et bensiin ei ole kõigi olukordade jaoks ideaalne. Diiselkütus näiteks on tihedam ja selle soojusväärtus on isegi suurem kui bensiinil, mis teeb selle ideaalseks veoautodele ja rasketele sõidukitele, mis vajavad rohkem pöördemomenti. Etanool, mida Brasiilias palju kasutatakse, on taastuv kütus, mis on valmistatud suhkruroost, muutes selle jätkusuutlikumaks. Siiski on etanooli soojusväärtus väiksem kui bensiinil. Seega tarbivad etanooliga töötavad autod sama vahemaa läbimiseks rohkem kütust. Bensiinil on ka teine oluline omadus, oktaani arv. Oled sa kunagi näinud neid numbreid kütusepumpadel nagu 87 või 95? Need numbrid näitavad oktaani arvu ehk kütuse võimet taluda kokkusurumist ilma enneaegselt plahvatamata. Kui kütus plahvatab enne õiget aega, tekivad mootoris detonatsioonid ja selle efektiivsus väheneb. Kõrgema oktaani arvuga bensiin on detonatsioonile vastupidavam, võimaldades võimsamatel mootoritel probleemideta töötada. Aga kuidas bensiin saab selle omaduse spetsiaalsete lisandite lisamise kaudu rafineerimisprotsessi käigus? Asjalooliselt sai bensiinist standard, sest seda oli rohkesti, seda oli suhteliselt lihtne toota ja selle omadused sobisid tolleaegsetele mootoritele ideaalselt. Kui sai selgeks, et bensiin on suurepärane viis autode käitamiseks, ei läinud kaua aega, kuni sellest sai 20. sajandil domineeriv kütus. Lisaks pakub bensiin praktilisi eeliseid, mis muutsid selle populaarseks. Seda on lihtne ladustada, seda saab hõlpsasti transportida ning bensiinimootoreid on suhteliselt lihtne valmistada ja hooldada. Bensiini jaotustaristu arenes kogu maailmas väga kiiresti. Tanklad on praktiliselt igas linnas ja see lõi nõiaringi.
mida rohkem autosid kasutas bensiini, seda rohkem tanklaid ehitati, mis muutis bensiini kasutamise mugavamaks ja pani veel rohkem inimesi bensiini ostma. Nüüd sa ilmselt mõtled, kas bensiini kasutatakse igavesti edasi? Noh, vastus on ei. Maailm muutub ja uued tehnoloogiad tulevad esile. Hübriidautod, mis ühendavad bensiini ja elektrimootori, on juba tänavatel. Täielikult elektrilised autod muutuvad üha populaarsemaks ja kättesaadavamaks. Lisaks arendavad teadlased vesinikmootoreid, mis lubavad olla puhas ja tõhus alternatiiv. Kuid praegu on bensiin endiselt maailma autodes kõige enam kasutatav kütus. Tõsiasi on see, et bensiin on autoturgu valitsenud mitmete tegurite koosmõjur. Selle ideaalsed keemilised omadused põlemiseks, rohkus, tootmise lihtsus, välja kujunenud jaotusvõrk ning seda kasutavate mootorite lihtsus. Bensiini kasutamine aitab meil mõista, kuidas autod töötavad ja miks tekivad uued tehnoloogiad selle asendamiseks. Kui oled siiani vaadanud ja video meeldis, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja vajuta teavituskella. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ning saada meie videotes ära märgitud. Ja kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada kursuste kohta, mida soovitame, siis vaata. Skanneeri siin kõrval olevat QR-koodi või kasuta videokirjelduses olevat linki, et saada ligipääs mitmetele võimalustele arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Aga sina, mida arvad autokütuste tulevikust? Kas arvad, et elektriautod võtavad peagi võimust või on bensiinil veel palju aastaid ees? Jäta oma kommentaar siia alla ja jaga seda videot oma sõpradega. Siin samas kõrval. Siin on 2 huvitavat videot, mida sa pead vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane videole like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii, inseneerihuvilised, suur kallistus ja kohtume järgmises videos.